Aloha, Kristel Alaksmit on siinpool imelisest Virginiast. Kõik siin põriseb meil taga, aga loodan, et midagi jääb lindile ka. Ja tahtsin teha sellise väikese check-in video ja võib-olla näitan väikse tausta ja siis võib-olla lähme tuppa, sest siin tõesti on nii müriseb kõik. Siin on taustal natukene näha ilusat Virginia siis rohelist mõnusat päeva ka. Ja tõesti, kõik muruniidukid on korraga kõik väljas, nii et oleme siin natukene siis vaikses maailmas. Ja ma tahtsin siis jagada, kuidas on läinud siis siin Virginias erinevate protsessidega ja on olnud väga-väga huvitav aeg. Täna ma tegin siis oma siis jah, mis see nüüd eesti keeles ongi siis, juhilubade siis väikese testi ja see on siis juhilubade siis liikluseksam, mille siis tuli ära teha. Nii, ja Missi tuleb siia ka appi natuke. Missi on siuke esineja tüüp meil. Oled esineja tüüp, jah? Ja see liikluseksam, mida ma nii väga kartsin, ei olnud üldse väga hull ja väga kerge. Nii et kui läbi sai, siis ma ei uskunud, et mis asja, et saigi juba läbi, et nii ruttu need asjad tõesti ei käi, on ju. Et siis see oli nagu üllatav ja teha on siis veel sõidueksam, mis on järgmisel nädalal, et valmistun siis selleks ka ette, et saab sellega siis tehtud ja siis saab selle juhilubadega ka ühele poole. Ja järgmiseks on siis kodakondsuse eksam, sellele ma ootan siis kutset eksamile ja see mul juba tuli tegelikult, aga siis Floridasse, aga kuna me ära kolisime, siis oli vaja uus aadress panna ja sellega jäin natukene viivitama ja siis see tuli natuke hiljem. Ja nüüd siis siin Virginias on olnud väga huvitav protsess ja protsess on olnud väga selline elementide taktis ja siin on siis hästi-hästi ülevoolav maaelement. Ja see on siis esindatud metsade ja siis ka võimsate siis mägedega, mis on siin igal pool ümberringi. Me oleme siis Shenandoah orus, kus on siis ümber väga suured mäed ja Appalachia siis võimas siis rada, mis läheb siis tuhandeid miile ühest otsast teise, on ka siis siin kohe-kohe lähedal. Sinna me ei olegi veel jõudnud, aga plaan kindlasti on. Ja mida siis nüüd see eriti uues energias maaelemendiga siis toimetamine siin nagu tähendab? See tähendab seda, et meil on siis selline, kuidas öelda, hästi sihuke struktuurne, süsteemne siis toimetamine. Kõik asjad on nagu siis hästi paigas. Nüüd, kui keegi tuleb mingite uute ideede või uute moodustega midagi teha, siis see on kohe välja tõrjutud, mis iganes siis nii-öelda siis vabandustega. Ja ma ei ole üheski teises osariigis Ameerikas seda kogenud. Ma olen siin saanud ühtepidi nagu hästi palju positiivseid kogemusi, mida ma kuskil mujal ei ole saanud, ja teistpidi siis ütleme, eriti oma vaimsete asjade teemadega on olnud mega suur vastupanu, sest Virginia, vähemalt see osa, kus meie oleme, on väga siis konservatiivne ja vanamoeline. Ja seal, kus on vanamoelisus, noh, seal siis uue energiaga sellega lihtsalt no põhimõtteliselt lehvita või tee, mis tahad, aga sellega midagi väga peale hakata ei ole. Sest inimesed on väga siis kas ustlikud või on siis väga omas, kuidas nad asju on teinud või mismoodi nad näevad maailma, siis selles nagu kinni. Ja siis ongi vaja leida nii-öelda siis need uued moodused, kuidas siis läheneda
siin kohalikele ja mismoodi siis need võimalused on ja mõnikord on ka see märk sellest, et võib-olla ei olegi vaja seda sellisel kujul teha, et võib-olla on seda vaja siis teha teisel kujul. nii et tasub nii-öelda siis ka sügavamale minna nende asjadega. ja teisalt on siis selline suur maaelemendi kohalolu. Ta on nagu väga maandav ja väga rahustav ja väga rahulik. Ja mingis hetkes ta muidugi, minul tekib kaks reaktsiooni, et jah, rahulik on hea, aga ainult mingi aeg ja siis mul lihtsalt viskab ära ja mul hakkab igav. Teine asi on see, et ma natuke elementaarselt olen nagu siis rohkem vee- ja õhuelemendi tüüpi inimene ja kui ma olen liiga palju maaelemendis, siis mul tekib natuke sihuke hirm, et ma jään kinni sinna või kuidagi asjad ei toimi. Aga minevik on näidanud, et kui ma olen olnud kuskil, kus on hästi suured mäed, ükskõik mis siis aeg on olnud, siis peale seda, ükskõik kuhu ma siis pärast maandun, siis see maaelement on minu nii-öelda siis energiatesse integreerinud ja siis sealt tuleb alati mingi suurem hüpe, mis iganes siis kujul ja vormis. nii et lootust on, mis iganes siis vähemalt peale Virginiat tuleb, et siis tuleb mingi suurem hüpe jälle. aga praegu on jah, siis selline nagu kuidas öelda siis pioneeri siis etapp ja transiidi etapp, kus siis asju nagu vaadata, kas ja kuidas ma saan olla siis see uuendaja siin ja kuidas seda teha nii, et ei astu nagu varvastele siis teistele, kes siin juba kohapeal on toimetanud pikemat aega. ja mis on hästi huvitav, et kui ma nüüd alustan siin oma seda helikausside äri ja mõtelge näiteks on ju, kui teil on näiteks ühes linnas on üks jooga mingisugune, ütleme siis stuudio ja teine joogastuudio paneb ka ennast sinna kõrvale, siis ei öelda ju, et oo, meil juba üks joogastuudio on, meil teist ei ole vaja. aga nende helikaussidega on täpselt see teema siin, et kui sa ütled, et ma teen seda teistmoodi ja mul on natuke teine lähenemine, see ei loe, sest juba keegi teeb seal ja ühesõnaga sina ära üldse tule ja sa oled veel mingi uus tegelane ka ja isegi su nime ma ei suuda välja siin ütelda, et noh, unusta ära, on ju. nii et pioneeriks olemise siis teema ongi see, et alati on mingisugused katsumused ja samas on ikkagi, sa oled teerajaja, siis ongi, see on loomulik, et seal ei ole ju rada veel sisse nii-öelda astutud, et sina oled siis see, kes esimesed muhud ja muksud ja müksud saab, on ju, ja siis vaatad edasi ja minu praeguse siis transiittöös ma lihtsalt olen selline, kuidas öelda, observeerija, ma väga midagi ei ole, noh, paari asja olen seal kommenteerinud. ma lihtsalt toimetan nii hästi, kui ma siis saan seal ja siis vaatame, kas minu siis ülemineku asjad ka seal lõpuks korda saavad, et see on meeletu bürokraatia protsess olnud 1,5 kuud hiljem, ikka ei ole asi korras ja ma usun, et see võib täiesti minna kuni 2 kuud ja ei teagi, kas saabki, võib-olla ma juba panen enne vehkad sealt et siis ja see on väga-väga huvitav kogemus, ma kõigile soovitan, kes vähegi on siis niisuguses suuremas kaubanduses oma elu jooksul üks väike etapp seal läbi teha, sest see annab väga suure kogemuste pagasi väga mitmel kujul, väga mitmes vormis, mis iganes te siis pärast edasi teete või toimetate. ja see on noh, tõesti väga-väga võimas siis kogemuslikus osas. ja selles võtmes on tõesti see piirkond nii üllatuslik, et siin on tõesti nagu terve maailm on siia kokku toodud, et nii palju rahvuseid, kui sa ühe päeva jooksul siin nii-öelda siis kohtad ja kuuled neid rääkimas ja nii edasi, ma ei teagi, isegi kui ma New Yorgis või kuskil niisugustes väga X kohtades olin, vist ka ei olnud nii palju, et see on nagu täiesti uskumatu, kui palju ja kui rahvusvaheline see on. et selles mõttes see sobib mulle väga hästi ja meie elamine on siin väga-väga avar ja väga mõnus, üks mõnusamaid kohti, kus me üldse elanud oleme. ja ma tõesti naudin seda, et iga päev põhimõtteliselt jooksen koju, et siis kodus taastuda ja mõnusat aega nautida oma kiisudega ja abikaasaga, nii et jah, väga tore. nii et siis vapralt edasi ja mis siis puutub minu programmidesse, asjadesse, olen alati valmis tegema online teel igasuguseid huvitavaid asju teiega. ja väga palju programme on lihtsalt online teel võimalus teha, pardale hüpata kohe täna, kohe praegu.
Üks-ühele seansse niimoodi ühekaupa ma väga ei soovita teha, et ikka natuke sügavamale minna, kas või 1 või 2 või 3 kuu kaupa. Ja siis on ka see uus kaasajastamise protsess siis teemantenergiatega, mis on siis uuenduslik asi, mis ma nüüd teen. Seda saab ka siis teha online teel. Ja, ja põnevaid asju on siin kogu aeg nii-öelda siis keetmisel, et kes tahab natuke sügavamale minna, siis andke teada. Ja praegu on minu fookus ka nendel naistel, kes on oma eludes siis transiitsoonides, mis iganes kujul ja moel see on, kas see on ka sinu näiteks võib-olla eelmenopaus, menopaus, pärastmenopaus, on see suhtest välja suhtesse, suhte vahepeal, mis iganes moodus või versioon sinu elus on praegu transiit, siis transiitidest tean mina väga palju oma kogemuslikust pagasist ja muus võtmes samamoodi. Ja transiidid on väga hea läbi teha väga teadlikult, sest vastasel juhul nad võivad olla väga-väga rasked ja tõmmata meid väga sügavatesse kuristikesse. Nii et jah. Ja minul on siis septembris täitumas aasta minu uuest siis, ma kutsungi seda selliseks iseseisvumise ja taasvabaduse nii-öelda siis uue tasandi, uue nii-öelda siis peatüki täitmisele ja kui keegi tahab sellest veel võib-olla rohkem kuulda või kuidas või mismoodi ma seda tegin ja kui sina tahad selles võtmes ka teha suuremaid samme, siis anna kindlasti teada oma kogemustest ja ka oma klientidega kogemustest saan kindlasti abiks olla. Nii et alati olemas teie jaoks ja sellel suvel jääb kahjuks Eesti sõit ja seiklus vahele, aga panen kõik trumbid siis paika, et järgmisel suvel kas või mõni nädal, kui mitte midagi muud välja ei venita, lubada ja siis mõnusalt nautida ja kõike põnevat siis ka luua. Nii et aloha ja kohtumiseni siis kas online või kuskil muul moel. Ja kui olete siin Ameerikas, siis Virginia poole tuletes andke kindlasti teada. Aloha!